Aedikus, mis alles eile kihas rõõmsameelsest saginast, oli öösel toimunud midagi hirmsat. Esmalt märkas Maie, et võrreldes eelmise päevaga on aias palju vähem loomi. Lisaks vedelesid Aedikus loomakorjused. Sisikonnad ja soolikad olid loobitud mööda territooriumi laiali. Ka Aedikus asuvatest kastirest paistsid välja verised tapajäägid. Vänge raipehais mattis hinge. Maie pisitütar puhkes lohutamatult nutma ja jooksis minema. Nähtav vaatepilt meenutas hirmsat õudusfilmi. Maie helistas ruttu mehele ja palus videokaamera tuua. Pärast kogu selle õuduse ülesfilmimist põgeneti koju ja saadeti abipalve loomakaitseseltsile. Leidsime selle jubeda koha üles ja tegelikult pilt ei ole üldse nii hull, kui algselt räägiti. Korjused ei ole, kõik on korras. Minu arust on tegemist suisa ideaalsete tingimustega. Tüübid astuvad meie nähes aiast välja nagu vabakäigu vangid ja minu arust need on väga elusid. Aga sigu muudkui puges aia alt välja, suuremad ees ja väiksemad järgi. Tee tundus neile tuttav olema ja kasvatuses töötav Anton rääkis reporterile, et aeg-ajalt on loomad ikka välja pääsenud. Suur kult oli suisa isegi terve nädala kadunud olnud, aga lõpuks tulnud ise tagasi. See aga, et Mahe Farm OÜ toidaks oma metssigu loomakorjuste ja jäänustega, olevat talitaja Antoni sõnul vale. Täiesti vale juttund. Siis küla inimesed on võib-olla pahatahtlikud, lihtsalt mõtlesid välja, et siin mingisugused soolikad, korjused, raiped vedelevad, jah? Tuleb nii välja, eks siin mõned on sellised pahatahtlikud. Aga miks nad seda teevad? Ei kujuta ette. Siin tapmist küll ei ole toimunud sigadel, absoluutselt. Need pisikesed on esimesed, kes peaks minema lihaks, aga need on ju liiga väiksed veel. Aga Antonil polnud aega rääkida, sest oli hoopis vaja sead kinni püüda. Kiiresti tegi mees minekut ja koos teise töötajaga hakkasid nad ära jooksnud metssigu püüdma. Aia parandasid mehed muidugi samuti ära, aga ega see traadi punumine ikka suurt kulti kinni hoia. Lõpuks lõid mehed seapüügile käega ja sõitsid minema. Te lähete minema juba praegu ka? Te teevad välja, jah? Lihaks kasvatatavatel metssigadel vedas. Lahe on ju oma pead võõrastel põldudel tuustida ja vabalt ringi joosta. Kohalikud kartsid juba ette, et sead katkisest kohast uuesti välja poevad ja siis küla peal ringi tuuseldavad. Kõigepealt lükkas kult toore jõuga augu uuesti lahti, väheke pusimist ja vabadus oligi käes. Ülejäänud kari tuli usinalt järgi. Mida on öelda aga seakasvatuse juhil Raivo Õismanil? Nagu näha, siis metssigu tootva tehase peremees meiega rääkida ei taha, auto on hoovis, mees varjub siia ukse taha ja nii me ei saagi teada, mis tema asjast arvab. Aga mis seal ikka, kui suur boss rääkida ei taha? Loomakaitsjad saatsid videoga Keskkonnainspektsiooni ja Veterinaar- ning Toiduametisse. Kas koduvideos nähtav oli ikka seadusega kooskõlas ja kas mets ja kasvandus peabki Eestis nii rõvedalt käima? Mis puudutab siis võib-olla seal korjused või loomsate jäätmete olemasolu loomade juures, et neid loomulikult ei tohiks seal olla, et selleks on ka oma kord. Tõepoolest metsulukitele võib toimuda tagasisöötmist, aga selleks peab olema nii-öelda ettevõtte teavitanud selle koha looduses, kuhu näiteks jahimehed siis loomseid kõrvalsaadusi metsloomade söötmiseks toovad ja loomulikult tohib neid siis tagasi sööta ka nendele ulukitele, kelle liha ei kasutata inimtoiduks. Antud hetkel me ei tea nüüd olukorda, et eks see täpsustub järelevalve käigus, et mis eesmärgil neid metssigu siis seal kodus peeti, kas nad on ette nähtud nii-ütelda liha tootmiseks või on nad lihtsalt kui lemmikloomad näitamiseks ja siis omanikul enda pidamiseks või on seal ka mingisugune muid eesmärk, eks see selgub, et siis saab nagu langetada otsuse. Kas paberimajandus on korras? Jah, meile teadaolevalt tõepoolest Nissi vallas kodanik Raivo Õisman metssigu peab oma kodumaja pidamises ja selleks on ka kontrollitud andmetel on keskkonnateenistuse luba temal olemas. Nagu tavaliselt oli ka seekord külajutt hullem kui tegelikkus. Reporteri saabudes oli kõik tipp-top korras ja ette heita võib küll ainult seda, et aed sigu ei pea.
mis aga puutub koduvideos nähtusse, siis seda menetlevad riigiametnikud ja vastuse lubasid nad anda juba lähipäevadel.